populatsioonid aga on tõepoolest nišide kasutajad, sest niš, ökoloogiline või toitumise troofiline niš, mis niš see ka ei oleks, see ei ole tegelikult heade asjade ja vajalike, ütleme mingisuguste ainete nimestik. See on elukutse. Need nišid, loomulikult need elukutsed loomadel võivad olla väga kitsad, väga laiad, nad on üsna erinevad, kuid me räägime katastroofilises olukorras, kus nišide kasutamise võimalused ahenevad. Kuidas käitub populatsioon, on mõned väga konkreetsed reeglid. No näiteks, kui toiduressurssi olukord on katastroofiliselt langemas, mitte mingisugust võrdset toidu jagamist populatsiooni liikmete vahel ei toimu. Reeglina ratsioonid on parajad, isegi suuremad kui ressursi optimumi seisukohal, nii-öelda või ajastul, on populatsiooni tuumikul, kuid suurem osa populatsioonist elab minimaalsete või lausa mitte piisavate ressursside, toiduressursside tingimustest, mis nendest saab. Loomulikult paljud hukkuvad, kahtlemata. Kuid väga paljud hakkavad rändama, nad emigreerivad, leiavad täiesti uutel aladel uusi võimalusi. Mida mitmekesisem geneetiliselt on populatsioon, olgu see kas või väikene, eks ole, see ei pruugi populatsioon olla, see võib olla DM või lihtsalt väike grupp. Mida geneetiliselt mitmekesisem see on, seda rohkem on tõenäolisus, et leidub mõni loom, kes elab katastroofi üle ja siis, kui katastroofi tagajärjed hakkavad tasapisi kompenseeruma. Näiteks oli põud, eks ole, aga järgmisel kevadel kasvab muru jälle ja muru peal on muidugi tigusid ja loomulikult on putukaid. Tähtis on, et ta elaks üle seda rasket perioodi. Nüüd tal on uued võimalused. Kas ta elas üle? See väga suurel määral on seotud geneetikaga. Ja me näeme reproduktiivses strateegias hästi palju mehhanisme, mis võimaldavad mitmekesisust populatsiooni piires. Inimasula tekkis meie, näiteks suure pesukaru elualade ja ümberringi. Prügikastid, mitte midagi muu. Kuidas me ellu jääme? Suur pesukaru, ainus pesukarulaste liik, kes elab Põhja-Ameerikas, kõik teised on Lõuna-Ameerikas. See suur pesukaru, tal ei ole hierarhiline see süsteem, vaid on heterarhiline, rõngakujuline. Nimelt, lapsed teevad isastega, suurte võimsate isastega, mida süda kutsub. Nii et kui nad saavad sellist onu või isa kätte, väiksed pesukarupojad, siis see õnnetu isane loom ei saa isegi ära minna, sest nad on lapsed. Selline kord. Ja loomulikult lapsed lähevad ülemeelikuks ja härra tunneb, et varsti tema elukene saab otsa. Vaat siis ta kasutab oma võimu emaste üle. Annab korralduse. Nüüd on aeg lapsi kasutada. Tuleb ema, kes absoluutselt on subdominantne isaste suhtes. Ja ütleb lastele jätke jõele ja lapsed on kukupaid. Selline süsteem on hämmastavalt pädev just nimelt väga tõsiste katastroofilist laadi muutuste ületamiseks. Aga loomulikult pesukaru on omnivoor, kes suudab nii ronida kui ka joosta, ujuda kui ka sukeldada ja need omadused on ka ülitähtsad. Ei ole olemas üht ainsat head omadust, millest piisaks katastroofidest üle saamiseks. Neid peab olema mitu
erinevad.